Jüri Ratase pere armastab Berni Alpi karjakoeri. Praegune pea 3-kuune Grey on neil juba 3. Me armastame neid Berni koerasid sellepärast, et nad on väga perehoidjad ja seda tõesti, et ta mitte ei tule su kõrval istuma, vaid reeglina istub köögis või õues su jala peale. Et tema vajab seda lähedust ja ju siis see pere vajab ka. Suure aristokraatliku Berni Alpi karjakoera eluiga ei ole pikk, 7-10 aastat. Nende esimene koer Horre elas ilusa 9 aastat pika elu, paraku teise Browni viis haigus vaid 1,5-aastaselt. Nii pole Rataste pere 4 lapsest noorim saanud eriti palju koeraga koos kasvada. Eks ka selle koera võtmise puhul oli natukene ka küsimus selles, et kuna Browni läks nii noorelt, siis Holger on praegu 7-aastane. Et ma mõtlesin, et see ei ole ka päris õige, et 3 last on kasvanud nagu koertega, no Holger on ka muidugi, aga nüüd, kus ta võib-olla mäletab seda aega palju rohkem 7-aastasena, et siis oli minu soov, et tal võiks ka üks 4-jalgne sõber kodus olla. No kui peremees nüüd kaugest riigist koju tuli, kuidas siis Grey reageeris? Austus Grey oli sel hetkel väga väsinud, ta on ikka beebi ja kui ta magab, siis ta magab, aga kui ta nägi oma uksest ta tuli vastu loomulikult. Nii, aga ütleme, et sellist rõõmu, kui tal on näiteks hakkliha, kui me pakume tal hakkliha, no seda tal täna ei olnud, sest et ta oli vist mänginud kõvasti lastega ja tahtis puhata. Vähemalt ühe näitaja poolest tundub Grey olevat eelmistest erinev. Me käisime Hiiumaal temaga ja ta läks kohe merre esimesel korral. Teised 2 Berni on seda vett pigem eemal hoidnud, et nüüd on küsimus, kas temast võib tulla ujuja või mitte, nii et see on tema puhul, Grey puhul erinevus Horre või Browniga võrreldes. Jüri Ratasel on pea alati koer olnud. Lapsepõlves ja kooli ajal olid krantsid. Oi, näe, nüüd istus minu jala peale peaaegu. Kas see näitab midagi? Ma arvan, et see näitab täpselt seda, mis see tõuk tahab, et see tõuk tahab tõesti lähedust. Et meil on lapsed kodus ja minu ema ja üsna sageli ja abikaasa ja mina ja et see koer eeldab seda, et sa temaga tegeled. Nagu sageli koerte puhul on ka Grey valinud oma perest lemmiku number 1. On läinud nii nagu nende 2 esimese Bernikaga, et ma lootsin küll, et toimub teine valik, aga see valik on ikka abikaasa Karin, nii et ei saa üle ega ümber sellest. Eks ta on vast rohkem kodus? No ta on rohkem kodus, aga ju ta siis oma hea iseloomu ja toidu pakkumise ja asjaga on võlunud ka Grey südame. Kus nemad magavad teil? Ega ometi voodis? Jah, et tema puhul on nüüd üks erinevusel Browniga, et kui Browni võis tulla tõesti vabalt igale poole, siis tema puhul ma olen õpetanud, et diivan ei ole koera koht. Aga ta hetkel ööseti on toas, aga ta tahab olla väga palju õues päevasel ajal. Et see talle kohe väga meeldib ja ma olen ehitanud ka sellised väikesed aiad nii tuppa kui õue, aga peab tunnistama, et ega need väikesed aiad talle väga ei meeldi, et siis on karjumist väga palju. Selle tõu puhul on huvitav, et seda tegi eriti Horre, et ta tuleb nagu inimese taha ja ta võtab hammastega siis püksis ääres kinni ja esikäpaga ta tõmbab su jalga. Ja alguses ma mõtlesin, et kas ta tahab meid pikali panna, aga ma arvan, et see siiski tuleb tema siis isadelt ja emadelt, et ta on tegelikult ju karjakoer ja ta peab ajama seal Šveitsi mägistes piirkondades karja ja ma arvan, et see on täpselt see, et ta siis suunab ka seda oma peremeest või perenaist, et nüüd mine sinna ja seda oli väga tugevalt tunda Horrega. Browni tegi seda ka natuke, aga just jah, et esikäpaga ta nagu paneks jalga taha, et mul tuli meelde kohe judopoiste film sellega ja Andres Luts. Kas ta kunagi ka Brüsselisse kaasa saab? Need dokumendid on kõik olemas selleks, aga arvestades, et ta ei jää selliseks, et veemsed koerad on olnud seal 60-70 kilo juures, et ei oska täna öelda, kui suureks tema kasvab, siis ma arvan, pigem see reis oleks natukene keeruline, et Euroopa Parlamendis temaga jalutada mööda koridore.